Me oleme Energiatehnoloogia Instituudi laboris ja see on üks meie kõige suuremaid ja unikaalsemaid laboreid. Meil on tulemas üks kohalik plasttorude tootja siia, kelle soov ja huvi on edasi arendada oma maakütte torustikku ja kui nüüd küsida, miks sellega ka tegeleda tahetakse, siis sellepärast, et turg täna nõuab. Eesti ettevõte näeb, et ta jääb tehnoloogia arengus maha. Soomes, Rootsis on juba sellised torud olemas, Poola on tulemas ja siis nad soovivad ka turul konkurentsis püsida ja järelikult nad peavad ka enda tootearendusega tegelema ja siinjuures me kindlasti saame neile seda abiga pakkuda. Me rajame siin 6. korpuse katusele väikest päikesedemo-jaama ja seda kõike hakkab toetama tegelikult ka niisugune kaasaegne ilmajaam, mis on juba leidnud väga positiivset tagasisidet Elektroenergeetika ja Mehhatroonika Instituudi poolt, Ehitus- ja Arhitektuuri Instituudi poolt, ehk me hakkame sellest ilmajaamast jagama andmeid ka neile, ehk see saab olema selline niisugune andmebaas, mida on võimalik ka neil enda igapäevases teadustöös kasutada. Üks olulisemaid teemasid veel on meil siis ka süsiniku püüdmise ja kasutamise tehnoloogiate uurimine ja võimalik siis uurida ka uusi tehnoloogiaid, mismoodi me saaksime neid siis ressursse kasutada, et CO2 emissiooni tekkis. Kui me täna suudame enda põlevkivitööstuses rakendada CO2 püüdmist, kui me saame sealt tahket materjali, mis sobiks tsemenditööstusesse ja me saame sealt ka veel kemikaale, et siis miks me sellega ei tegele, et me saame kõik olulised komponendid sellest ressursist kätte palju nutikamalt ja palju efektiivsemalt. Täna meie kõige suuremaks probleemiks on see, et meie energiatootmine on börsipõhine, aga börs ei lähtu meie igapäeva vajadustest, vaid börsi mõte on teenida tulu. Ja kui meil energia puhul tekib jällegi defitsiit, siis iga riik hakkab kõigepealt enda huvidest lähtuma ja see on kõikide asjadega, on ta nüüd meil siis energia, on ta meil siis puhas keskkond, puhas vesi või ta on toiduained ja see on see, kuhu tuleks panustada, ehk kui me iseenda eest ei seisa, siis kes meie kodanike eest veel seisab. Teadlane peab olema siis selles mõttes selline neutraalne isik, kes vaatabki kõiki neid tehnoloogilisi probleeme kusagilt natukene kaugemalt, niimoodi, et ta otseselt ei pea seisukohta võtma ja meie soov on ikkagi muuta homset paremaks ja muuta seda meie elukeskkonda, elutingimusi meie järeltulevastele põlvedele paremaks ja võib-olla meie roll on siis olla ka selline niisugune kaine mõistus.